Tere, mina olen Linda. Mul on siin täna abiks Liivur, meie 3. helide spetsialist. Tere! Ja meie näitame teile, mida muud põnevat veel peale meie kontsertikülastuse, muidugi, 25. oktoobril, pühapäeval Keilas teha saab. Esiteks, kuidas Keilasse üldse saab? Juhul, kui tuled Austraaliast, siis oleks soovitatav juba praegu lennupileteid vaatama hakata, sest kui valida kõige odavamad ehk ilmselt kõige ebamugavamad lennud, võtab Tallinnasse jõudmine umbkaudu 3 päeva, 3 lendu ja vähemalt 800 eurot. Kui oled juba Tallinnas, siis lähevad asjad palju lihtsamalt. Autoga Tallinna kesklinnast Keila kooli juurde jõudmiseks kulub vaid pool tundi. Okei, võib-olla natukene rohkem, aga siiski paras väike pühapäevane väljasõit. Teine variant on pühapäeval tulla Balti jaamast kella 12 rongiga. 3. variant on tulla 11.44 bussiga. Jala pigem ei soovita, siis peaks juba kell 7 jalutama hakkama. Mina olen vahepeal juba jõudnud selle uhke Keila kooli juurde. Muusikakool asub selles samas hoones. Kohe näitan, kust sisse pääseb. Parkida saab siin. Sissepääsu muusikakooli pole lihtne leida. Keerdtrepp võib olla võtmesõna. Keila muusikakoolil on vist küll kõige ilusam ja armsam saal, mis ühest 10 000 elanikuga väikelinnast üldse leida võib. Teen siin täna esimese saali proovi, ehk siis proovin saali. Testin ehitusmaterjalide kvaliteeti. Päris hea. Mis need võimalused siin siis on? Tundub, et selles saalis on kõik võimalik. Tänaseks sai küll küllalt. Tšau, Keila muusikakool. Jõuad varem kohale või tahaksid ka pühapäeva pärastlõuna Keilas veeta? Kuidas seda teha? Siin on nii palju variante. Miks mitte külastada Keila juga ja nautida sügisvärvides Eesti ilu? Keila juga asub Keila jõel, mis on Eestis Narva ja Jägala joa järel võimsuselt 3. Vaatamisväärsus selle sõna kõige kandvamas tähenduses. Sealsamas lähedal on ka Türisalu pank ja Türisalu juga. Hinnangud Google'is on päris head. Aga Keilas seeski on mõnusaid kohti, kus korraks peatuda ja kontidesse sooja saada. Keilas asub Lehe pruulikoda, mis on kinni pühapäeval. Kohvik Kegel, Kegel, samuti kinni. Klassikaline jaamapurks, kohe rongipeatuse kõrval, mis on ka kinni. Miks me seda pühapäeval teeme? Miks mitte külastada Keila Mihkli kirikut, Harjumaa suurimat keskaegset maakirikut, kus 2 tundi enne kontserti, kell 11.00, toimub iga pühapäevane jumalateenistus. Ja kirikust üle tee asub omapärane Scottish House. Ja kirikust kohe üle tee asub omapärane Scottish House. Google Mapsist võib jääda mulje, et nad ongi ainult tund aega lahti, aga tegelikult on maja siiski südaööni avatud. Ma lihtsalt ei oska AM ja PM kellaaega lugeda. Kontsertpaigale eriti lähedal asub ka Ameerika dainerit jäljendav restoran Legends Foods, mis on lahti õhtul kella 9. Ka Keila discgolfpargis seiklemine kõlab nagu mõnus pühapäevane ajaviide, kui lumi pole selleks ajaks veel maha tulnud. Või siis just eriti? Ja et end esmaspäevaks laadida, saab pühapäeval aja maha võtta ka Keila jõepargis. Sealsamas pargis asub Liivi ordu aegadesse ulatuva ajalooga Keila mõisa peahoone, milles nüüd tegutseb Harjumaa muuseum. See on pühapäeval lahti kella 6. Püsinäitus Harju elu tutvustab Harjumaa mitmekülgset ajalugu muinasajast kuni tänapäevani. Aga kõike ei saa ette ka ära rääkida, eks peab ikka ise kohale tulema ja me loodame, et need on natukene head põhjused, miks veel Keilasse viiulikontserti kuulama tulla.